palun ütle, mu maagiline gloobus, mis riigiga me nüüd ühendame? Eesti. Lisanna. Rainis. Tore teid näha. Pühade hooaeg on lõpuks kohal. See on mu lemmikaeg. Suvel tunnen end küll natuke üksikuna. Aga nüüd on täiesti teine lugu. Lapsed kirjutavad kirju, laulavad minust ilusaid laule ja isegi tulevad mulle külla, just nagu näiteks teie. Kusjuures minu residentsis on täna veel palju teisi külalisi. Me külastame neid nüüd, aga ainult põgusalt, et me neid liiga palju ei segaks. Mu koerake Selfie on jube nupukas. Üks päev ta oli vaatamas pilte laste sünnipäevapidudest ja otsustas siis oma sõbrale, pesukarule, samasuguse peo korraldada, nagu ta päriselt teaks, millal pesukaru sündis. No nii, lähme viskame siis nende peole pilgu peale. Siin on pesukaru, sündmuse kangelane ja kes on külalisteks? Loomulikult lõbusad oravad. Kuidas me ilma nendeta pidutseda saaks? Vennad jänesed on ka siin organdeid mugimas. Ja tundub, et tuhkur pole veel otsustanud, mida proovida. Siil ka ei tea veel, missugust maiuspala valida. Seal istub öökullike ja pöörab aga oma pead. Kuid papagoi Riki ei raiska sekunditki aega. Ta leidis juba endale miskit maitsvat. Niisiis, Selfie, kas sulle meeldib see pidu? Äkki tahad ka tantsima minna? Leopold, mu armas kass, meist kõige tõsisem ja kõige mõistlikum. Palun hoia külalistel silm peal, et mul oleks ikka köök olemas peale sellist sünnipäevapidu. Ja nüüd me läheme kontrollkeskusesse. Te tahate ju väga teada saada, kuidas mu maagiline seade teie saavutusi hindab, eks ole? Tegelikult mul pole siin mitte ainult üks, vaid 3 maagilist seadet. See siin on iidne multimeeter, mis näitab tulemust lumekeral. See siin on maagiline karussell. Sellel tahvlil me näeme hinnet. Ja kõige suurem seade, see siin, näitab häid tegusid ja tulemusi roheliselt ning mitte nii häid punaselt. Nii, kuhu me täna teie raamatu paneme? Ma arvan, et siia. Ma pole nii ammu multimeetrit kasutanud. Ma loodan, et ükski Selfie metsasõber ei ole selle juhtmeid läbi närinud. Seda on varem juhtunud, kas tead? Seekord kõik töötab. Multimeeter funktsioneerib. Niisiis, hakkame pihta. Lisanna, sa oled juba 10-aastane. Nüüd me kontrollime, kuidas sa see aasta käitusid.
10. tase. See on hiilgav tulemus. Ma olen su üle väga uhke. Nüüd viskame pilgu peale su akadeemilistele tulemustele. Kümnes tase, kui super tulemus. Sa oled hiilgav õpilane. Nii, kes on järgmine? Rainis. Mida näitab multimeeter meile sinu käitumise kohta? Oh, see on tipptulemus. Minu õnnitlused. Nüüd liigume edasi su akadeemiliste tulemuste juurde. Kümnes tase, kõige kõrgem tase. Ma olen su üle väga uhke. Me saime valmis. Nüüd viib mu abiline Troonike teie raamatu kokku, kus on hoiul kõikide maailma laste raamatud. Nii, kas liigume edasi? Kingituste saalis toimub töö öö ja päev läbi. Õnneks ei väsi mu abilised kunagi ära. Me peame ju siiski valmistama kingitusi lastele üle terve maailma. Muideks, mul on eriline kingitus mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. Ma kohe näitan seda teile. Seda hoitakse erilises saalis ning sinna jõudmiseks peame esmalt minema läbi jääaida. Siin on mu lumehelmeste näidised, jääpurikate näidised ja seal on jäämustrid. Ja siin on mu maagiline jääpeegel, kus ma näen, kuidas te oma aega veedate ja millega te tegelete. Kas vaatame? Kas see polnud mitte üks erakordne päev? Lapsed kasvavad ikka nii kiiresti. Te ajasite mu naerma. Nii kena pildi peaks näitusele saatma. Nendel, kes armastavad loomi, on lahke süda. Tore, et te veedate aega nii huvitavalt. Sellised seiklused on unustamatud. Nii lõbus seltskond. See teeb isegi minu natuke kadedaks.
kui uhke jõulupuu teil on. Ma näen, et teile meeldib sportida. Seda peab küll kiitma. Ja nüüd siseneme mu salajasse saali. Siin see on. Imeline kingitus kõikidele inimestele meie planeedil. Selle maagilise kirstu sees on tähetolm ja päiksekiired, värske tuuleiili ja esimese lumelõhn, muusika, linnulaul ja rõõmus naer. Nüüd see avaneb ja täidab meie suurepärase maailma lahkuse, armastuse, lootuse ja rõõmuga. See on rongivile. Jah, mul on ka raudtee. Kõik on täpselt nagu päris. Rööpad ja rong. Reisijad on ainult erilised. Meie lustakas seltskond on praegu tõenäoliselt rongi vagunisse astumas. Me peaksime neid vaatama minema. Jah, ma teadsin seda. Nad lähevad Jääjärvele, et lumeveskit vaatama minna. Selfie, oota korraks. Ma näen, et sa oled väga põhjalikult reisiks ette valmistunud. Kas te lähete kauaks ajaks siis ära? Kas sa näitaksid, mis sul seal on? Me kõik tahaksime teada. Oh, pidu läheb edasi. Ja mis need on? Uisud. Sellepärast sa siis palusidki minult eile, et ma näitaksin sulle, kuidas ma asju väiksemaks teen. Sa tahad Jääjärvele uisutama minna, kas pole? Nojah, proovi. Teil veab, et te kõik väikesed ja kohevad olete. Nii ei ole kukkudes valus. Ma asun ka nüüd teekonnale. Ma lendan üle linnade ja külade ning vaatan, kuidas hooneid, tänavaid ja platse on kaunistatud. Ma imetlen sädelevaid tulesid enda all ja rõõmustan taas koos kõigiga pühade üle. Noh, nüüd on aeg meil hüvasti jätta. Lisanna, Roinis, ma soovin teile kõike paremat tuleval aastal. Olgu su päevad rõõmu täis ja ärge unustage rõõmustada neid, kellest hoolite, hea käitumise, uute saavutuste ja lõbusa naeruga. Oi, Leo, sa kaval kass. Viimaks said selle, mida tahtsid. Ma arvasin, et sa oled rongi peal, aga sa ronisid tegelikult minu saani.
nojah siis, nüüd on liiga hilja, et tagasi minna. Leo tuleb mulle seekord seltsiks. Jälle nägemiseni.